Esiteks me peame tegema rohkem koostööd ülikoolidega ja seda koostöös Eesti ettevõtjatega. Ja teiseks me peame lõpuni viima RMK suunamuutused, et RMK edaspidi ennekõike annab Eesti inimeste puidu väärindajatele ja vähem annab seda vahendajatele ja ekspordiks. Meie erakonna selge seisukoht on see, et puitu peakski Eestis rohkem väärindama ja siin ei ole tegelikult küsimus, et erakonnad või poliitikud peaks midagi tegema. Ettevõtjad on juba piisavalt initsiatiivi näidanud. Poliitikute roll täna on, et ei tekitataks kunstlikult takistusi ettevõtjatele, kes tahavad koha peal puitu väärindada. No kõigepealt püüaks üle saada sellest lõputust analüüside ja hinnangute virvarrist ja hakata päriselt looma mingisuguseid uusi tootmisvõimekusi või ettevõtmisi, mis selle väärindamisega tegelevad. Ja küll siis juba konkurentsi tingimustes ka see puidu hind muutub selliseks, et ei ole mõtet enam ümarana välja saata, vaid mõistlikum on siin Eestis anda talle veelgi kõrgem väärtus. Ma arvan, et üks lahendus on siin kindlasti see, et meie erametsad on tegelikult täna raieküpsed. Ehk et need, mis on raieküpsed metsad, tuleb raiesse suunata ja siis kasvavad ka väärtuslikum puit asemele, mida saab rohkem võtta siis kestvustoodeteks kasutusele. Teine on ka näited, et näiteks on räägitud pikalt keskkonnamajast, et see oleks üks positiivne näide puidu kasutusest, puidu arhitektuurist ja võiks anda üldse tõuke ka võib-olla rohkem veel Eesti siis puitmajasektorile, mis ka täna on väga tubli. Ja kolmas teema, millega RMK on juba alustanud, on sellised targemad hanked. Ehk et juba hangetes suunata, et väärispuit, mis RMK-l tekib, läheb kestvustoodetele ja teine pool sinna, et energiapuit läheks ikkagi Eestis energiakasutusse, mitte niivõrd välja ja sellised muudatused on juba RMK-s tänaseks tehtud. Et investeeritakse Eestisse ka puidu väärindamisse, on tegelikult kõigepealt vaja ettenähtavat metsapoliitikat ja metsanduse arengukava. Teiseks loomulikult stabiilset majanduskeskkonda. Ei saa ka ilma minimaalse bürokraatiat ehk tegelikult planeeringud, mis tehakse, ei tohi olla ebamõistlikult pikad. Ja lõpetuseks, selleks on kindlasti vaja ka arukat energiapoliitikat, mis võimaldaks Eestis tegutseda energiamahukatel ettevõtetel. Esiteks, riigiasutused ja muu avalik sektor peab oma uusi maju ehitama puidust betooni asemel, sest need on head näidised meie puitmajasektorile, mida nad saavad tutvustada välismaal ja nii meie puitmajade eksport kasvab. Teiseks me peame lihtsustama oma ruumilise planeerimise menetlust nii, et Eestisse oleks võimalik rajada reaalselt puidukeemia ettevõtteid. Hetkel on suurim probleem selles, et kolmandik Eesti metsast veetakse välja. Omadele ettevõtetele puitu ei jätku. Peatame puidu ekspordi, et kohalikud ettevõtted saaksid puitu väärindada paremini koha peal. Selleks suurendame teaduse ja hariduse rahastust, et suudaksime luua paremaid kvaliteetsemaid, hinnalisemaid tooteid puidust. Aga kõige paremini väärindatud mets on püsimets, sest niimoodi me hoiame ökosüsteemi hüvesid, õhku, vett, taimi, loomi ning ka puidu tootlikkus on tegelikult püsimetsas palju suurem. Eesti 200 on seisukohal, et puidu väärindamine on ülioluline, aga tänases seisus mehaaniline väärindamine suuremas mahus ei ole praktiliselt võimalik. Jääb üle ainult biotehnoloogiline. Selleks, et ehitada uusi tootmisvõimsusi, oleks ideaalne riigi ja sektori kokkulepe, kus oleks pikaks ajaks, näiteks 20 aastaks ära määratud raiemahud ja samal ajal sektor võtaks kohustuse ehitada välja vajalikud tootmisvõimsused ja kinnitada ka seda, et kui palju inimesi nad tööle võtavad ja mis sellest kõigest siis peaks saama.